Tervist sõbrad, see on Karjase kohvi saade ja minu nimi on Janno Peensalu. Ja ma pean ära mainima, et see ei ole mitte AI poolt genereeritud podcast, vaid see olen tõesti mina ise, teie keskel, teie ees. Eile õhtul, kui ma sõitsin tagasi Tallinnast, siis YouTube soovitas ühte videot, mis tegeles teatud füüsikaliste nähtuste uurimisega ja reaalsusest arusaamisega. Tegeles seal spetsiifiliselt siis aja mõistega ja kuidas aeg aeglustub ja valguse kiirusel liikumisel aeg peatub ja kuidas erinevad vaatlejad seda kõike näevad. Hiljem ma hakkasin tähele panema, et see kuidagi imelik see vestlus seal. Seal oli üks konkreetne isik, sükene kaader, kus ta peamiselt oli pea ja õlad sees. Ja ma mõistsin hiljem, et see oli AI poolt tehtud. Nüüd sisu poolest oli vägagi hea. Aga ma usun, et inimestena me vajame kuulda, näha, tunda, puudutada. Ja isegi kui see on teinekord ainult interneti teel, siis ikkagi tõeliste inimestega kokkupuude on meile tähtis. Me vajame tajuda seda inimlikku energiat, lähedust ja unikaalsust. Ja kuigi AI-d võivad meie eest mingid töid ära teha, ja töötada meie kasuks, siis me ei tohiks lasta AI-l töötada meie kahjuks, mis on see, et ta hakkab kahandama meie intellekti, kuna me ise analüütiliselt ei mõtle või kriitiliselt ei analüüsi asju. Laseme järjest rohkem ja rohkem asju ära teha AI-l, meie intellekt kahaneb ja tema intellekt tõuseb. Lisaks sellele koostab AI pidevalt meie kõigi kohta profiile, mis meile meeldib, mis on meie nõrkused, missugust tüüpi inimesed me oleme, mis meie peal mõjub rohkem ja ühel hetkel ongi rohkem ja rohkem kontroll masinate käes ja me oleme ise seda ära andnud. Nii et AI oht minu silmis ei ole mitte niivõrd, et AI ühel hetkel ärkab ellu ja vajutab tuumanupule, aga lihtsalt AI röövib järjest rohkem inimestelt nende enda kriitilist mõtlemist, analüüsimist, kuna me laseme kõik need asjad AI-l ära teha. Sel hommikul täna aga ma tahaksin vaadata õpetussõnade raamatusse. Peatükk 14 sellel sõbrapäeval, muuseas kõigile head sõbrapäeva. Suur tänu kõigile kanali vaatajatele, tellijatele, laikijatele ja levitajatele. Õpetussõnade raamat, 14 peatükk. Kui sa leiad, saad sinna pöörata. Mulle meeldib lugeda sellist piiblit, mida ei pea laadima ja see on raamat. Muidugi telefonist saab ka lugeda, ei ole mitte midagi mul selle vastu, aga tõsiasi on, kui sa oled kuskil bussis või rongis või avalikus kohas ja vaatad oma telefoni, keegi ei vaata sind kuidagi kummaliselt. Isegi kui sa loed sealt samal ajal piiblisalme, aga kui sa võtad Uue Testamendi välja, siis kõik ütlevad, ohoo, see vist seal on see ehk kristlane. Ja sa annad oma eluga ühe tunnistuse sellisel viisil, aga veel kord, ma mõistan, me elame tehnika ajastul ja kasutame seda ära. Õpetussõnade raamat, 14. peatükk. Vaatame koos neid salme siin. Tarkus ehitab enesele koja, aga rumalus kisub selle maha oma kätega. Mis ütleb meile seda, et tarkuse loomuseks või mis iseloomustab tarkust on see, et tarkus alati ehitab inimesi ülesse. Kui keegi annab sulle targa nõu, siis see lisab väärtust, see ehitab. Rumalus seevastu aga alati kisub maha. Salm 2 ütleb niimoodi, et ausasti elab, kes Jehovat kardab, aga eksiteedel käib, kes teda põlgab. Mis ütleb seda, et eksitusse sattumine on tagajärg tõest ärapöördumisest. Sest eksiteedel käib, kes teda põlgab ja see põlgamine on üks teadlik tegevus. Tihti lähtub sellest, et me arvame, et me juba teame, ära õpeta mind, ma juba tean ja ei pane sellist väärtust tõele. Muuseas, need, kes tegelevad vale raha äratundmisega, peamise aja veedavad tõelise raha tootmise
juures, katsudes seda raha hommikust õhtuni, harjudes ära tõelise raha nagu tekstuuri, kui see nende näpu vahel on, nõnda et siis, kui vale raha satub nende kätte, nad tunnevad seda üsna kiiresti ära. Salm 3 ütleb nii: rumala suus on vits ta enese seljale, aga tarku kaitsevad nende huuled. Nüüd üks viis, kuidas rumalus ennast näitab, on meie suusõnade läbi. Loomulikult nähtub rumalust tihti meie elus ka tegude läbi. Ja me kõik oleme oma jagu asju teinud rumalasti, aga ka ütelnud rumalasti. Aga siin öeldakse, et tarku kaitsevad nende huuled. Ja tõepoolest, ma mäletan juba aastaid tagasi, enne kui ma iial olin kristlane, ma elasin väikses külas Uulus, käies seal teinekord laupäeviti või reede õhtuti pidudel. Ja muidugi seal oli igasuguseid inimesi koos Pärnust, kuskilt teistest küladest kokku tulnud, kraadesid, kes tahtsid hiljem hakata seal seisu kujundama, kaklema. Ma isegi olin teinekord situatsioonis, kus keegi tahtis rünnata. Ma leidsin seda, et kui sa oskad oma sõnu õieti valida ja oma hääletooni ja oma kehakeelt, siis sa võid enamus seisusid ära hoida lihtsalt oma sõnade läbi. Nii et tarku kaitsevad nende huuled. Kui sul pole piisavalt rusikaid, siis ka huuled aitavad kaitsta sind. Salm 4 ütleb nii, et kus pole härgi, seal puudub vili. Aga härja rammuga saab palju saaki. Kui seda sama vaadata siin King James piiblis, ütleb niimoodi, et kus ei ole härgi, seal laut püsib puhtana. Ehk et kui iganes me midagi hakkame korraldama, tegema, on see mingi väga suur üritus, mingi reform, mingi programm, mingi ettevõte, mis iganes asi see ka ei oleks, tavaliselt on alati seal võimalused ja kohad, kus midagi läheb viltu. Keegi eksib, keegi ei arvesta mingi asjaga, tuleb seda jooksvalt töö käigus parandada või hiljem vabandada, et vaat selle peale me ei osanud mõelda. Ja näiteks koguduseski me oleme teinekord sünnipäeva lapsi õnnitledes kellegi kahe silma vahele jätnud. Aga asi ongi selles, et kui sa midagi ei tee, siis tõesti midagi halba ei juhtu ja tühi laut püsib puhtana. Aga ei ole mitte mingisugust saaki, ei ole mingit tulu sellest laudast ka tulemas. Nii et kui sa asju teed ja isegi kogudust juhid või tegeled heategevusega või midagi ühiskonnas korraldad poliitikuna või ükskõik mis ametikandjana, igal juhul seal võib midagi juhtuda, keegi kritiseerib sind, keegi mõistab sind hukka ja sa pead pidevalt tegelema sellega oma foonil tagapõhjas. Aga sa ei saa midagi tehtud, kui sa istud ainult selle taga, et keegi hakkab sind äkki kritiseerima. Nii et meil tuleb astuda välja ja asju teha ja kui me teeme asju, tegile juhtub nii mõndagi, tuleb meil lihtsalt vabandada, õppida sellest ja targemini edasi minna. Nüüd Salm 5 ütleb siin, et tõe truu tunnistaja ei valeta, aga vale tunnistaja sepitseb valesid. Nüüd selge on see, et kui keegi teadlikult sepitseb valesid, siis see on eelkavatsetud tegevus ja sellega inimene, selle protsessi käigus inimene ise muutub tasapisi valetajaks. Nüüd ma ei õigusta hetkevalesid või hädavalesid, aga ma arvan, meil kõigil on tulnud neid elus ette. Mul ükskord tuli see ette Iisraelis. Ma käisin seal ühe hea pastorist sõbraga. Ta läks kohtuma Petlemma linnavalitsusega, tahtes luua seal sidemeid oma linna ja Petlemma vahel. Ma olin kaasas niimoodi tõlgiks ja julgestuseks ja nad kinksid meile seal Palestiina teemalisi meeneid ja suveniire ja nii edasi. Ja mulle ka, kuna ma olin seal juba tõlgiks, muidugi ma panin need kotti ja kui Iisraelist ära tullakse, kui sa oled mingisuguse suurema grupiga seal olnud,
ja meile öeldi meie reisijuhtide poolt, et kui lennujaamas lahkudes siit maalt keegi küsib, et kas teile keegi on andnud mingeid kingitusi ja kas te koti ise pakkisite, siis öelge, pakkisime ise ja kingitusi ei ole. Et see väldib segadusi. Aga isegi siis tihti oli mingisuguseid kingitusi kuskil hotellidest ju antud, väiksed pastakaid või meened. Sel korral samamoodi küsiti see küsimus, ma vastasin ei ole, siis võeti kohver lahti, hakati leidma kõiki niisuguseid huvitavaid asju, mõned nendest oli selge, et kuskilt, lihtsalt poest need ilmselt ei leidnud, kus sa need said, ja siis hädavale, poest ostsin, kus sa selle said, ka ostsin, miks sa need ostsid? Ja järjest üks küsimus teise järgi. Ja ma mäletan, kui ma lõpuks sealt tulema sain ja ikkagi lennuki peale sain, ma ütlesin oma sõbrale. Ma ütlesin talle, et ma pean minema siit natukene kõrvale üksinda siia terminali jalutama ja parandama meelt, sest ma tegin midagi, mis ma tundsin oma südames oli vale. Jah, see oli hädavale, aga see oli vale siiski. Aga on vahe kellegi vahel, kes niimoodi ühe hädavale ütleb, või selle vahel, kes sepitseb valesid, sest üks muutub üdini valetajaks ja lõpuks võib-olla ei saa ise ka aru, et ta kogu aeg valetab. Ja teine leidis ennast ühel hetkel valetamast, nüüd kumbki pole õige Jumala ees, aga lihtsalt nende kahel on ka mingi vahe. Nüüd salm 6 ütleb nii, pilkaja otsib tarkust ilma aegu, aga taibukale on tunnetus kerge. Ma arvan, et see võtmesõna siin salmis on see pilkamine. Mida iganes me elus ei respekteeri, see tavaliselt eemaldub meist. On see lemmikloom, abikaasa, on see tarkus, tervis, millele me väärtust ei pane ja kalliks ei pea, see üldjuhul lahkub meie elust. Ja tarkusega nõnda samamoodi ja piibel õpetab meile, et viis, kuidas me tarkust omandada saaksime, millest see tarkuse kogumine pihta hakkab, on see, et me paneme väärtust tarkusele, peame seda kalliks ja piibel ütleb nii, et isegi kogu oma varanduse hinnaga taotle tarkust. Ehk teisisõnu, vaheta seda raha, mis sul on täna tarkuse vastu ja hiljem tarkus toodab sulle seda tagasi. Nüüd 7. salm ütleb, et mine ära albi mehe juurest, sest seal sai märka teadlikke huuli. Mis ütleb veel kord, et rumalus ilmutab ennast ühel viisil sõnade läbi. 8. salm ütleb nii, mõistliku mehe tarkus on tunda oma teed, aga alpide rumalus eksitab. Jällegi, teinekord inimesed on nõnda eksitatud oma rumaluse poolt, et nad arvavad, et nad ei ole eksitatud. Sel juhul on vaja sul kuulda, saada juhendeid, saada sisendit kuskilt väljaspoolt. Aga mõistliku mehe tarkus on tunda oma teed. Nüüd üks õpetussõna salm ütleb, et mehe sammud on Jehovalt. Kuidas võiks siis inimene tunda oma teed, küsib seal see kirjutaja edasi ja vastus sellele on ju ilmne, et kui mehe sammud on Jehovalt, siis ainukene viis tunda oma teed, kus oma samme teed, on tunda teda, kelle käest sinu sammud on. Ja see on tõde, et Jumal sekkub meie elu pisiasjadesse, meie sammudesse. Mis tähendab seda, ta ei näita sulle alati kogu sinu teekonda, kuidas see asi lõpeb, kuidas sa selle Kaanani maa kätte saad, kuidas need Jeeriko müürid langevad või mida iganes muud sa ootad Jumala käest, sul tuleb olla sõnakuulelik selles sammus hetkel nüüd ja kui sa teed selle ära, ilmutab ta sulle järgmist. Ja see on see, kuidas Jumal meiega tegutseb. Inimene kavandab oma teed, aga Jehova juhib meie sammusid. Siit edasi salm 9 ütleb, et rumalad pilkavad süüohvrit, aga õigete keskel on hea meel. Jällegi see sõna pilkamine siin, mis iseloomustab rumala tegevust. Pilgata süüohvrit, midagi, mis on püha, mis on õige. Ingliskeelses piiblis
öeldakse siin, et nad pilkavad pattu, aga siin on ka patuohver täiesti tõenäoline tõlge. Ja see on üks rumala pahedest, et ta on ka uhke ega tea ise, et tegelikult on ta juba petetud ja eksitatud. Aastaid tagasi, olles noor kristlane, mingil hetkel ma koos oma ühe sõbraga, olles mingisugune hulk teadmisi kogunud ja oma arust juba arvasime, oleme kõvad tegijad, leidsime ennast pilkavaid repliike kasutamas mõningate jumala sulaste suunas, kelle osas me ütlesime, et no, tal pole veel sedagi arusaamist, vaata, ta ei tea seda või toda asja, meie juba teame, meil on ilmutus sellest. Ja mul on isegi häbi sellest täna rääkida, kuidas Jumal laskis mind kõndida läbi teatud alanduse paigast. Aga see oli rumalus arvata, et mina tean asju paremini. Nii et me olime sõnaselgelt eksitatud lihtsalt arvates, et me teame asju paremini. Ja tegelikult vajasime ennast alandada ja õppida teistelt ja nendelt, kes on käinud meie eel. 10. salm ütleb nii, et süda tunneb omaenese kibedust ja võõras ei saa segada tema rõõmu. Ma arvan, et me oleme kõik seda ühel või teisel ajahetkel tundnud, et kui miski on meid tõsiselt kurvastanud, me oleme masendunud, meil on mast maas mingi asja suhtes, siis hoolimata sellest, kuhu sa lähed ja mida sa teed, sa kannad ennast igale poole kaasa ja su kurb süda on igal pool. Ma mäletan ühte konkreetset intsidenti ka aastakümned tagasi, esimest korda tulin tagasi Rootsist. Olin kellegisse seal ära armunud ja see Rootsi oli jätnud mulle kustutamatu mulje, inimesed olid nii lahked olnud minu vastu, õnnistanud. Ja siis ma kõndisin siin mast maas, läksin palvekoosolekule, ikka oli mast maas, mõtlesin, lähen, olen sõpradega koos, mast oli ikka maas, kus ma iganes ka ei olnud. Mast oli maas kuni, sõbrad, ma võin öelda, ma läksin oma koju, mast maas, läksin oma palvekambrisse ja lihtsalt hakkasin Jumalaga nendest asjadest rääkima ja valasin tema ette oma südame. Ja palve ei ole mitte ainult nimekiri asjadest, mida ma Jumala käest vajan. Palve on suhtlus, kus sa jagad Jumalaga seda, mis on sinu südames. Ja kui sa tühjendad oma südame tema ees, Jumal paneb sinu sisse need asjad, mis on tema südames. Ja ma ütlen teile, ma ei saanud palve vastuseid, ma tahtsin tagasi minna Rootsi ja mul oli kõik niisugused plaanid ja püüdsin rääkida Jumalale kõik nendest asjadest, aga Jumal täitis mind sellel õhtul lootusega. Lootuse Jumal täitis mind lootusega ja kuigi need asjad ei juhtunudki lõpuks, mida ma palusin ja hiljem ma sain aru, et need ei olnudki parim minu jaoks, ma olen täna tänulik, et need ei läinud niimoodi, siis see lootus aitas mul edasi minna. Tõmmata välja sellest masendunud konditsioonist, meelelaadist ennast ja näha uuesti asju, mida teha ja olla inspireeritud igast päevast ja minna edasi. Ja see on see, kuidas Jumal mind sellest välja tõi ja see kõik juhtus ühes palvekambris, nii et tol õhtul, kui ma kõndisin sealt palvekambrist välja, ma olin tervendatud, sest ma olin olnud Jumala ligiolus ja tema ligiolus on rõõmu ülirohkesti, ütleb laulude raamat. Nüüd 11 salm ütleb siin edasi, õelate koda hävitatakse, õigete telk haljendab. Kas pole nii? Õigus on alati suurema väärtusega ja toob lõppeks edenemist ja kasvu ja õitsengut, nagu siin öeldakse, et õigete telk haljendab. 12. salm, mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõppeks on see surmatee ja sellepärast üks tarkuse eesmärke on näha, kuidas asjad võiksid juhtuda tulevikus. Sellepärast me kogume tagavara talveks, näiteks puid, sellepärast et meil on tarkus kogemuste najal, et talv jälle tuleb, ükskõik kui kuum suvi ka ei oleks. Ja peaaegu, et uskumatu, et võiks iial minna külmaks.
nii nagu praegu külma ilmaga on raske uskuda, et iial võiks jälle minna soojaks. Tõepoolest, tark näeb asju ette ja valmistub selleks. Ja sellepärast nii mitmedki asjad, mis alguses tunduvad ju head ja tõotavad meile vabadust ja tõotavad rahuldust, lõppeks osutuvad siduvateks, hävitavateks asjadeks meie elus. Ja nagu näiteks alkohol, mis tõotab, et ta leevendab su muresid, kui aga tegelikult tema ainukene eesmärk on orjastada sind ja valitseda sinu elu üle, see on see, mida pornograafia teeb, see on see, mida narkootikumid teevad, palju muid siduvaid asju elus. Ja siin 13. salm ütleb, naerdeski võib süda valutada ja rõõmule võib järgneda meelehärm. Doktor Ed Kaul ütles, et elu on kollektsioon erinevatest aegadest. Kõik ajad ei meeldi meile. Me ei saa kõiki aegu määrata, aga me saame ühel või teisel viisil aegadega kohaneda ja veel kord, kui Jumal kõnnib meiega ükskõik millises elufaasis, siis tal on võime pöörata need ajad ringi. Truudusetu süda, salm 14, küllastub oma viisidest, aga hea mees oma tegudest. See on tõde, et kui sa oled teinud head, sa tunned hästi. Ja elus tunded järgnevad tegudele. See on enam tõenäolisem, et sa tegutsed ennast õigetesse tunnetesse, kui tunned ennast õigetesse tegudesse. Kui sina ja mina iga hommik ootaks tundeid, et lugeda piiblit või palvetada või teha midagi, mis on õige ja kohus teha, siis ilmselt me ei teeks palju seda. Aga sa lihtsalt teed ja siis tunned õieti. Teed head ja tunned hästi. Hea mees saab rahuldatud oma headest tegudest. 15. salm ütleb nii, lihtsameelne usub igat sõna, aga taipaja paneb tähele oma samme. Väga õige, kas pole nii. Tänapäeval me elame maailmas, kus inimesed annavad tõotusi, lubadusi, tihti ei täida neid. Aga targa vastutus on tähele panna oma jala suunda. Ja veel kord, see üks samm ei pruugi veel olla destruktiivne. Aga kui see suund on vale, vanasti olid katustel need nii-öelda diskid või pannid, mis olid suunatud satelliidi poole ja võib-olla kõva torm ajas selle paigast ära, sa kutsusid mehaaniku, ta tuli, läks üles, keeras mutrid lahti, võttis selle panni ja sa vaatad, ainult 2 senti nihutasid või? Ütles jah, 2 senti ainult siin, aga kosmoses oli see 100 kilomeetreid objektist möödas, nii et selle tõttu praegu see kõrvaltee ei näi olevat probleem. Aga hiljem sa avastad, et ta on miile läinud eemale õigest suunast. Nüüd 16. salm ütleb, et tark kardab ja hoidub kurjast. Aga alp raevutseb ja on julge. Jällegi siin räägitakse meile targa käitumisviisist, mis teinekord on reserveeritud, konservatiivne, ettevaatlik, läbimõtleja. Me kõik võiksime ennast avada kiusatustele, mis on meie ümber igal pool. Võib-olla sul on televisioon tellitud oma kodus ja seal on ainult üks nupp edasi ja on täiskasvanutele. Ja sealt veel paar klõpsu ja sa oledki teatud kohas, muidugi internetis on need klõpsud väga lihtsalt teha samamoodi. Aga kui sa oled tark, siis sa hoidud sellest, mida sa näed eespool tulevat, sest patt üksnes räägib sulle hetke naudingust, mitte kunagi tagajärgedest. Ja sellepärast ei saa sa teha lõplikke otsuseid selle najal, mida sa praegu tunned, aga sa pead ka kalkuleerima, arvesse võtma selle, millega sa pead tegelema hiljem. Need sidumised, mis hakkavad kasvama, aruandmist, mida sa pead tegema võib-olla oma, kes su liidrid ja juhid sinu elus on, kus sa pead kellegi ette astuma ja tunnistama asju ja selle häbiga tegelema. Need kõike seda arvesse võttes tark kardab
ja pigem hoidub kurjast. Salm 17 ütleb nii: kes on äkilise vihaga, talitab meeletumalt. No see on selge, ma arvan, me kõik oleme seda teinud. Üks mees aastaid tagasi tuli Eestisse, ta oli Vietnamis sõdinud ja oli nüüd missionär ja tal oli tohutu vihastumise probleem. Ükskord ma tahtsin mingisuguseid videokassette kopeerida omale ja palusin, et aitaks mind aga tal oli mingid teised ideed sel hetkel ja ta vihastus seal omaenda kodus, otsis mingit videokassette, leidnud neid, see videomaks seal siis kuidagi jäi tal ette, võttis selle ja viskas selle lihtsalt jõuga kuskile vastu seina. Mõtlesin, mida värki, vau. Nii et kes on äkilise vihaga, talitab rumalalt, aga tasakaalukas mees jääb rahulikuks. Nii et rahulik mees on üle mehest, kellel on äkiline viha. Salm 18 ütleb, et lihtsameelsed pärivad rumaluse, no nii, arusaadav, aga tarku kroonitakse teadlikkusega. Ja tõesti, tarkus hakkab pihta ka teadmistest ja teadmiste tõlgendamine on, et mõista asjade dünaamikat ja sisulist toimimist ja siis seda tarkust rakendada. Salm 19. Kurjad peavad kummardama heade ees ja õelad õigete väravais. See on hea teada, et lõppeks hea võidab. Kehva vihkab tema sõbergi, ütleb Salm 20. Aga rikast armastavad paljud. Vau, kui tõde see on, kas pole nii? Kui sul on raha, siis sul on sõpru, nii nagu kadunud poeg. Kui raha otsa sai, keegi ei tahtnud taga enam tegeleda, saatis keegi ta oma sigu hoidma väljale. See on ikka eluline, kas pole nii. Kõik need aastatuhanded tagasi kirja pandud, niisama realistlik täna meile siin. 21. salm ütleb, kes põlgab oma ligemest, teeb pattu ja kes alastab hädalise peale, on õnnistatud. Arusaadav, kui me oleme armulised kellegi vastu, Piibel ütleb, et siis meie vastu ollakse armulised. Teinekord Jumal kasutab meie lähedasi inimesi, et meie ellu rääkida, meid aidata, olemas olla meie jaoks. Ja selle tõttu, kes põlgab oma ligemest, teeb pattu. 22. salm ütleb, eks ju need, kes kavatsevad kurja. Juba kavatsus hakkab moondama nende perspektiivi ja seda dünaamikat, kuidas nad otsuseid teevad ja saab neile destruktiivseks allakäiguks. Aga heldus ja tõde on nendega, kes kavatsevad head. 23. salm. Igast vaevanägemisest on kasu, aga tühjast kõnest ainult kahju. Aamen selle peale. 24. salm. Tarkade krooniks on nende tarkus, alpide pärjaks, aga on nende rumalus. Ma tahaks seda lugeda inglise keeles, vaata mida see ingliskeelne variant ütleb siin. Inglise keeles kõlab nii: The crown of the wise is their riches. Huvitav, kas pole nii? Siin ei ole öeldud tarkus. Eestikeelne piibel on tõlkinud, et tarkade krooniks on nende tarkus. See ütleb palju midagi, eks ole. Aga siin, et tarkade krooniks on nende rikkus. Nüüd veel kord, kes on seda kanalit pikemalt kuulanud, ma ei propageeri siin rikkaks olemist kui vaimulikkuse märki. Aga kui ükskõik mis alal tegutsev inimene oma asja teeb hästi, on ta muusik, maalikunstnik, pahteldaja, juht, ettevõtja, leiutaja, kui ta tõeliselt töötab oma anni kallal ja annab oma parima, siis üldjuhul selle panuse tulemus on ka mingisugune rahaline kompensatsioon, heaolu, millest ta elab ja tõsi on selles, et on rohkem tasustatavamaid töid kui teised, arusaadav, jurist saab võib-olla 500 eurot tunnis ja koristaja, ma ei tea, 10 eurot tunnis, sellepärast et koristaja ei saa teha juristi tööd, aga jurist võib teha koristaja tööd. 25. salm, tõe truu tunnistaja päästab hingi. Kes sepitseb valesid, petab. Tegelikult on juba ise petetud, me rääkisime sellest. 26. salm, Jehova kartuses on tugeva lootus. Amen selle peale. Ja varjupaik tema lastele.
mõningad inimesed vahest tulevad minu juurde kui pastori juurde, ütlevad, ma tahaksin oma last ristida, beebit, keegi, kes on mõnekuune või mis iganes. Ja ma tihti ütlen talle, sa ei vaja teda ristida, me võime sinu last õnnistada, sa ei vaja teda ristida, et selle lapse üle oleks üks eriline Jumala kaitse. Mida sa vajad teha, on, mida on kirjutatud siin 26. salmis, olla Jumala kartlik. Ja selles on varjupaik sinu lastele, sinu Jumala kartlikkus täna, kuniks sinu lapsed kasvavad vastutuseikka, on sinu laste varjupaik, vastavalt sellele, mida siin õpetussõnade raamatus öeldakse. 27. salm. Jehova kartus on elu allikas. Mida selle peale öelda? See on nii. Jumala kartus on elu allikas. Jumala kartuse tõttu me hoidume kurjast ja surmapaeltest pääsemiseks. Tõsi. 28. salm. Rahva rohkus on kuninga uhkus, rahva vähesus on vürsti hukk. Jällegi, kõik teame seda. Pastorid omavahel räägivad, kui palju seal inimesi koguduses on. Mul on nii ja nii ja nii palju. Vahest mõningad püüavad natukene numbrid juurde keevitada, sest et rahva rohkus, kuninga uhkus. Järelikult ma teen midagi õieti, kui palju rahvast käib. Aga see on see meie inimlik pool, ma arvan, Jumal vaatab naerdes selle üle. 29. salm. Pikameelsel on palju arusaamist. Kui keegi on pikameelne, lihtsalt kannatlik. Piibel ütleb, et tal on samuti palju arusaamist, aga kannatamatu näitab suurimat rumalust. Ja kui palju mina olen teinud rumalaid valikuid kannatamatuse pärast, kaotanud raha, kaotanud võimalusi, ma ei tea, kaotanud sõpru, mida iganes, olnud kannatamatu, liiga kiiresti mõistnud hukka, liiga kiiresti otsustanud, liiga kiiresti pannud paika. 30. salm. Südame rahu on ihule eluks. Tõsi, kõik teavad seda täna, et on psühhopsomaatilised haigused ja et on seos meie mõtlemisel ja meie ihu konditsioonil. Meie ihu toodab teatud hormoone, mõtete najal, isegi selle najal, mida me näeme videos, telekas, kuskil podcastid või filmid. Aga kadedus on otse kui mädanik luudes. Jällegi on seos meie mõttemaailmal ja sellel, mis meie füsioloogilises ihus toimub. 31. salm, kes rõhub viletsat, teotab tema loojat, aga kes halastab vaese peale, austab teda. Jumal võtab seda isiklikult. 32. salm, õel kukutatakse tema kurjuse pärast, aga õigel on surmaski varjupaik. Sellepärast Taavet ütles, et kui ma kõnnin läbi ka nutuorust või surmavarjuorust, oled sina seal minuga, sest õigel on üks eelis. Jumal kõnnib koos temaga selles asjas ja selle tõttu on sealgi varjupaik. 33. salm, mõistlikus südames hingab tarkus, aga alpide sisemuses pole seda tunda, see on tühi ja kõliseb. 34. salm, õiglus ülendab rahvast, õiglus ülendab rahvast, õiglus ülendab rahvast. Nii et see on esmane prioriteet meie juhtidel olla õiglased. Seda ei ole alati lihtne teha, sest keegi kuskil ei ole kunagi rahul, aga õiglus peaks olema see, mida me taotleme ja see ülendab meie rahvast ja see kehtib meie kõigi suhtes, meie igapäevaelu olukordades õiglus. Aga on puuduseks rahva hõimudele. Ja viimane salm 35. Kuningal on hea meel taibukas sulasest ja tema viha tabab häbiväärset toimijat. Nii et tee oma parim ja varem või hiljem võimul olev autoriteet, keegi, kes saab nihutada sinu elu järgmisse elufaasi, märkab seda. Nii nagu oli see vana lugu, kus kuskil seal metsikus läänes oli nagu need poed vastamisi ja tolmused tänavad ja seal ühes poes seespool seal vitriinakna taga poe omanik ja tema poe poiss ehk abiline seisavad seal ja vaatavad üle tee konkurendi poe suunas, kuidas seal väljas konkurendi poe poiss ehk abiline pühib seal aknaid ja
ja koristab ja korraldab asju ja siis seal vastas poe juht ütleb oma poe poisile, noh, aken on seal vahel, see poiss seda ei kuule muidugi, et see poiss seal üle tee saab varsti ülendust, palgatõusu. Ja siis selle poe abiline küsib oma omaniku käest, et kuidas sa seda tead? Ja see mees ütleb, kui tema omaenda poe omanik seda talle ei anna, siis mina annan talle selle. Ehk teisisõnu, ma võtan hea mehe tööle. Head andi varem või hiljem märgatakse. Hästi, sõbrad, olgu teil õnnistatud päev, head sõbrapäeva kõigile. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusid alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega ja eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.